Tere tulemast kuulama konservatiivse kristlase taskuhäälingut. Iga nädalane sügav vestlus usu, poliitika ja kultuuri teemadel. Teiega on täna Marko Müürisepp ja Hans-Krist Loime. Tere tulemast kõigile konservatiivse kristlase saate number 4 juurde. Minuga on stuudios ikka Marko Müürisepp. Mina olen Hans-Krist Loime. Tere Marko. Tervist. Kulge, head vana aasta lõppu. Jah. No ja kes meid näeb juba uuel aastal, siis head uut aastat. Jah, täna on siis, me salvestame seda saadet 30. detsembril. Jah. Jah, teie kuulate seda 31. detsembril. Jah. Ja täna on siis, me võtame kokku 2025 aasta. Ja Marko valis ühe teema välja ja mina valisin ühe teema välja, ja minust alustame. Ja, et ongi väga huvitav, et sinu teema ongi minu jaoks täielik üllatus, et kohe siis saan teada, mille sa valisid. Mis oli aastal 2025 kõige radikaalsem asi, mis sind nagu kõnetas? Ja, et mina valisin sellise 3 osast julgeoleku küsimuse. No, ehk siis ma sidusin nagu mitu teemat ühte, ütleme, potti ära, et siis millest siis inimesed ja siis kõige rohkem rääkisid ja millest ajakirjandus siis kõige rohkem kirjutas. Et Marko, mis on laiapindne riigikaitse? No, oskad mulle siin äkki paari sellise? No see, et ka vanaemad maal aitavad riigikaitsele kaasa. Ja, et 2025 jäi meile siis kõigepealt kõrvu sellega, et räägiti ja koguti allkirju, toidujulgeolek, ja Keskerakonda siis, ütleme, sai Eestis ühe sükse suure asjaga hakkama. 100 000 allkirja. Õige, jaa. Ja siis ma olengi nüüd ära sidunud siin 3 sellist olulist asja, et idapiir, toidujulgeolek ja hallid passid. Okei, väga huvitav. Et hakkan siis algusest minema, et viimased 2 aastat on idapiiril on murranguline selline areng. Nii. Et kui Taavi Rõivase valitsus hakkas pihta alguses, ütleme 2014 aastal idapiiriga, siis oli seal ainult võsa. et RMK-le anti käsk, ütleme, millest see pihta, kui minna päris algusesse. Marko, kas sa mäletad, millest hakkas pihta üldse piiri ehitus? No ju see hakkas ikka Ukraina esimesest okupeerimisest seal. Jah, et 2014 hakkas ju sõda. Ja mis 2014 veel juhtus? Niimoodi ei tule meelde. Ma mõtlesin ka, et rändekriis võib-olla. Rändekriis oli ja mis meil siin toimus? Üks mees läks piiri peal kaduma. Kohver sinna. Kohver sinna. Ja täpselt siis see lõi meil lõpuks äratuskellad. Aga nii kaua läks aega. Ennem seda oli kõik see võsa ja paaris kohas ei olnud isegi, ütleme, piirimärke. Ja piiririba siis oli 136 kilomeetrit võsa. Okei. Et tundub kummaline, et 2014 tegelikult päris tükk aega tagasi, aga samas me olime ju, ütleme, me olime teadlikud juba siis tegelikult nendest ohtudest ja kõikidest nendest, milline naaber, see naaber ei ole eile kolinud. No, imelik. No mina lapsepõlvest ikka mäletan, et piir tähendas seda, et oli rehitsetud liiv ja koerad ja automaatorid, aga sellist asja meie ajal nagu enam ei olnud. Jah, et see kontrolljoon siis hakati korda tegema 2014. aastal ja see võttis aega 2 aastat selle korrastamine. Ja kui nüüd ütleme niimoodi, sinna otsa veel panna veel 2 aastat, mida siis projekteeriti, siis see ülesande anti kõigepealt PPA-le. Kui see on niimoodi, ja PPA siis tegi, kuna nemad ei ole ju insener-projekteerijad, siis seal oli küsimus selles, et hinnanguliselt läks alguses maksma 80 miljonit. See on päris vähe tegelikult. Jaa, see on päris vähe. Aga tegelikult tuli välja, et läheb maksma natukene üle 200 miljoni. No just. Jah, et mis siis, kui tuleme korra tagasi, ma küsin sult lihtsalt,
et mida sina sellest idapiiri ehitusest üldse arvad või kuidas sulle tundub kui ma ise lugesin ka ja mõtlesin seda, eks ju, et kuidas see on võimalik, et seda ei ole nii, nagu ütleme, et see ma saan aru, maade küsimus oli seal, siis oli vaja seda puhastada ja kõik see aastate pikkune töö, mis tegemata oli, et kuidas seda ei suudetud ikkagi kiiremini teha? No ja ma arvan, et see oli ka mõnes mõttes tahte küsimus, et see kontrolljoon ei ole ju päriselt see piir, mis Tartu rahuga kokku lepiti. Et võib-olla sealt on ka see olnud nagu selline soovimatus sellega tegeleda. Aga praktiliselt on tarvis ju piiri kaitsta. Ma ei kirjutanud praegu väga hea, et sa seda tuletasid meelde. See piir ei ratifitseeritud ära. See oli tegelikult Venemaa parlamendis vist sees, aga see lükati tagasi sellepärast, et lisati ju viimane hetk sinna sisse, et see piir on kinnitatud Tartu rahulepinguga. Ja sellest tuli ka see aasta, kui sa nüüd meenutad natukene, tuli ka küsimus, et endised välispoliitikud rääkisid ka sellest, et miks seda siis sinna sisse pandi, eks. Ja sellest jäi ka mäleta, et meil oli siin alles hiljaaegu Saatse saapas automaatidega rohelised mehed. Nii, et ütleme, et me anname ohuhinnangu ja homme hindame uuesti. Et natukene selline kummaline, aga samas ma ei tea, see on nagu ka natuke, ma ütlen, et siin on nagu mitu vaadet, et kas sa vaatad, et me Eesti Vabariigi taastasime, eks ole, õigusjärgselt ja ka see piiriga on see lugu, et tõesti osa territooriumist Tartu rahujärgsest territooriumist on siiamaani Venemaa faktilise kontrolli all, eks ole. Et see on ka üks põhjus, ma arvan, mille pärast seda venis, aga praktikas sa pead lihtsalt ennast kaitsma, sul ei ole midagi teha, sa pead kaitsma sõltumata sellest, kus sul see joon jookseb. Et tegelikult oluline oli see, et 25. aastaks, selleks aastaks pidi olema siis valmis. Ja tegelikult ongi juba 80% ulatuses on kõige raskemad soised ja ütleme veekogu alad siis ja ütleme, et kuna riik ei ole siis suutnud veel ütleme seda seiretehnikat nii palju siis soetada ja seda ütleme, kuna see tehnika areneb nii kiiresti, siis seda droonimüüri ei ole ka jõutud ütleme niimoodi paika panna, nagu on tahetud. Et selles mõttes ma olen nõus, et kohe tuleb vaadata natukene kallim tehnika, et mitte pärast hakata ümber vahetama. Aga ma pean ütlema, et viimaste uudiste pealt, et see seiretehnika, mis praegu ütleme, kui kiiresti tegelikult piiri peale jõuti, et ekslikud piirivalvurid, kes ära eksisid, et kas nad olid piirivalvurid, see jääb saladuseks, et see oli siis esimene selline nagu osa, ja teine osa on see, mis on siis julgeolekuga, oli toidujulgeolek. Et kas see on siis julgeolekurisk või ei ole? No loomulikult, me ju teame, kus me oleme. See on ju teada, kui pannakse lukku sõjaolukorras Balti riigid või kust me siis seda toitu saame, me peame siit ise nagu seda toitu omama. Jah, et täpselt, et lugesin ja natukene vaatasin, ütleme neid ajakirjanduslikke siis artikleid, et 25 aasta oli põua aasta ja siis oli selline, mõnes kohas oli üleujutused ja ütleme pool saaki või põllud läksid lihtsalt raisku. Ütleme, et siis ei suudetud, ütleme, seda saaki nii palju saada ja siis enamus nendest asjadest, mis tegelikult me oleme harjunud saama, tulid ikkagi sisse. Aga mis siis saab, kui sisse enam ei tule? Siis oleme väga raskes olukorras lihtsalt. Ja ma tõingi siin nagu natukene siis analüüsisin seda ise ka, et kas rahvas võib olla nagu, ütleme, rahul, kindlasti mitte, nende hindadega, mis praegu näiteks on. Rahvas ei ole kindlasti rahul nende hindadega. Vaatsin ise ka tegelikult jõuluajal, et küsimus enam ei ole isegi nendes kollastes hindades. Isegi neid kohati jäetakse ostmata. Aga see tegelikult näitab seda, kui palju seda importkaupa tegelikult siis ära visatakse. Et maru kurb, et isegi ütleme, sellised asjad jäävad tegelikult ostmata ja see tegelikult ju lööb, ütleme, kõigil lõpuks jalad alt. No ja siin võib ka võtta mõnda teist asja, et võibolla siiski minu teada Eesti põllumehele saabuvad toetused ei ole täpselt eurole samaga, mis Prantsuse põllumees saab, et see on on selline ebavõrdsus, mis vajaks likvideerimist. See on juba esimene samm, eks ole. No rääkides selle toidu asjast, see toidu käibemaks, ma sellest, ütleme, et see on lihtsalt käibemaks tõuseb, eks ole, ja teiseks see toidu käibemaks on kas siis võiks siis ka vähemalt kohalikule toidule või väiketootja toidule teha mingi käibemaksu erisuse või midagi muud taolist, et see on ju, see põhimõtteliselt nagu sellest, et sa sööd, nagu riik lihtsalt võtab 1/4 praktiliselt ära. Et väga õige, importväetis tuleb meil ju väga palju sisse
et kõik need, ütleme, mida on vaja põldudele, seda meil endal nii suures ulatuses ei ole ja ütleme, et ongi niimoodi, et see eksperthinnang ütlebki, et riik peab soodustama kohalikku tootmist läbi riigihangete, eks ju. Toidutootmist, ja toidutootmist. Ja kui seda ei suuda teha, siis see lihtsalt inimesed, see sotsiaalne pinge kasvab nii suureks, et eestlane on kannatlik, aga üks päev ta välja tuleb. Et, aga kas me tahame seda, et seal on jälle selline, ma ütlen, et on julgeoleku oht, et kas me tahame, et inimesed niimoodi tulevad ja hakkavad tegelikult sellise asjaga lihtsalt hüppamana. Aga kui muud järgi... Ühesõnaga toidutootmist, kohalikku toidutootmist peab edendama, see on samamoodi tähtis, see on sama tähtis kui mürsud ja padrunid. Jah, täpselt. Ja kolmas jalg, ma ütlen kolmas jalg siis, et hallid passid. See on hall tsoon meie julgeolekus. Et ma lihtsalt toon kaks arvu sulle välja. Nii. Et 2010. aastal oli halli passi omanikke üle 100 000. Nii. Praegu on meil aasta 2025. Ja. Kui sa pakuksid, mis see number võiks täna olla, siis... ma ei tea, 80 000. 60 000 ringis, jah. See on päris... aga need on inimesed, kes ei ole valinud endale ei Eesti ega Venemaa ega mõne muu riigi kodakondsust. Need on ilma kodakondsuseta isikud, eks ole. Ja on tehtud ka küsitlusi ja need inimesed, ütleme, mitte siis suures osas need 60 000 pluss, vaid siis ütleme, et osa sellest seal 30 000 pluss elavad kõike Vene infosfääris. Ja miks siis Vene kodanikeks ei ole hakanud? No see on väga hea küsimus. See on väga hea küsimus ja tegelikult ma arvan, et tegelikult riik oleks võinud juba 2010. aastal võtta sellise otsuse vastu, et tuleb hakata. Üheks kodanikuks valida kas Vene või Eesti kodakondsus. Täpselt. Et meil ei oleks täna neid, nagu ütleme, sotsiaalseid probleeme, nagu praeguni mõeldakse välja, et ma olen Eestis elanud 30 aastat, aga tere ütlen ka sellise aktsendiga. Eks see on selline, ütleme, ka siin on nagu mitu asja, et inimesed peaksid suga rääkima eesti keeles ja sul peaks olema selline nagu motivatsioon suhelda, aga ütleme, mina siiski seda nii suureks dramaatikaks ei pea, ma arvan, et need hallipassi omanikud surevad eest ära, sellepärast, et neid uusi ju nagu peale ei tule. Ja loomulikult, kui sa ei ole valinud, ma jään nagu mõnes mõttes suga et kas on parem, et inimene on Vene kodanik või hallipassi kodanik, hallipassi omanik ehk ilma kodakondsuseta, et mina pigem pooldan, et parem on, kui ta ikkagi on nagu seal vahepeal, mitte ta oli täielikult Venemaad enda kodumaaks ei ole, Venemaad enda nii-öelda selleks lojaalsuse allikaks ei ole valinud. Okei, nõus. Aga ma siis küsin, et kas siis oli õige, et neilt võeti valimisõigus ära? Võt selle valimisõigusega on nüüd selline lugu, et kuskil tuleb piir tõmmata. No täpselt. Ja siis oli ju praegu oli nii, et nad said siiski valida viimast korda kohalikel valimistel. Hallipassi omanikud. See tegelikult neid ju motiveeris väga, nad on kogu aeg tahtnud selles, ütleme, kohalikus aga see ongi hea, põhimõtteliselt nüüd on nii, et nüüd võetakse järgmistel valimistel kohalikel nad ei saa valida, mis tähendab, et tekib suurem motivatsioon, kui nad soovivad kaasa rääkida, tekib suurem motivatsioon omandada Eesti kodakondsus. Eesti kodakondsuse omandamiseks peab täitma neid keele ja ajaloo tundmise nõudeid ja mõnes mõttes ma arvan, et see aitab kaasa nende integreerimisele ja osa, kes siis ei integreeru, mis sa ikka, ega siis alati jääb mingisugune, ütleme, oletame, kui jääb 30 000 300, palju see on siis? 1 300 000 on 30 000, 130 000, 13 000 on 1%, eks ole. 1%, see on 3% selliseid, kes on nagu see on vähem kui homosid ju. Jah, eks ju. Täpselt, eks. Aga ikkagi, julgeolekuasutused ikkagi, kui nüüd uskuda neid, siis ikkagi nad on risk. Neid on kergesti mõjutatavad, neid on võimalik, meil on ka... Pigem oleks neid tarvis rohkem integreerida Eestisse ja nad peaksid ise nagu põhimõtteliselt, me loome sellise keskkonna, mis motiveerib neid liikuma Eesti kodakondsuse suunas. Või siis ma ei tea, minema ajaloolisele kodumaale. Jaa, et tegelikult ju Läti tegi seda. Läti ilusasti, kas see oli augusti lõpp või septembri algus, et kus see asi siis sai otsa
no ja, no Läti, ja okei, Läti tegi tõesti, saatis paljusid ära. Nii. Võtsid asjad kokku ja igatahes see on siis need 3 asja, et mina sain ilusasti selle asja siit kokku. Et... No tore, aga mis siis minu jaoks oli? Minu jaoks siis oli põhimõtteliselt see aasta on Reformierakonna kukkumise aasta. No see on... Saate aru, no, ja Keskerakonna tõusu aasta. Ja põhimõtteliselt, ma olen seda enne öelnud, ütlen ka praegu ja no Reformierakond ja Keskerakond mõnes mõttes on sarnased, no, nad on sarnased, neid valivad sarnase profiiliga inimesed, küll ühelt poolt, teiselt poolt. Ja mis siis juhtus? Nii, et põhimõtteliselt juhtus nii, et aastal 2025 on nagu Reformierakonna toetus langenud madalemale tasemele, eks ole. No detsembris neid toetas umbes 11% Norstati andmetel, eks ole. Võrreldes aasta algusega, kui nendel oli 18% toetus nende uuringute põhjal. Ma lisan siia ühe asja vahele, mida ma kuulsin alles paar päeva tagasi. Et Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles selle kohta niimoodi, et meie toetus on sõltunud sellest, et sotsid keerasid selle tuksi. No ma seda täiega, ma sellest ei oska midagi öelda. Ma ütleksin, et see on tüüpiline Reformierakonna selline soolo, et... Palun, no sotsid on olnud aasta alguses oli nendel 11% toetust, aasta lõpus umbes 15, okei. No, et kui sotsid võtavad Reformierakonna valijaid ära, siis Reformierakond ei ole mitte mingisugune parempoolne, see on mingi vasakpoolne erakond. Täpselt. Ja no mitmed Reformierakonna liikmed ongi öelnud, et Reformierakond on läinud väga vasakpoolseks. Aga mida vasakpoolsemaks sa lähed, seda lähemal sa lähed nagu nii-öelda Keskerakonna. Nii et põhimõtteliselt nad on, minu jutt vastab sellele tõele, mis sidagi vaidab. Küsimus on selles, et Reformierakonnal ei ole see esimene kord tegelikult, kui nad kellegi üle parda viskavad ja siis hakkavad süüdistama lootes, et see päästab selle reitingu. Täpselt samamoodi nagu, et peaminister lubas kihla vedada, et Isamaa teeb Tallinnas koalitsiooni meiega, et siis oleks tal juba pintsak tõesti läinud ja midagi muud veel, Aga no Keskerakond on 2025 aastal tõepoolest märkimisväärselt toetust juurde saanud. No, aasta alguse 13-15 pealt, eks ole, on ta nüüd praeguseks lõpuks on ta siis 21% peal. No. Et ta on saanud juurde praktiliselt 50% nagu suuremaks läinud oma. No Reformierakond kaotas 30% oma toetajatest ja siis Keskerakond see 50% juurde. Keskerakonna tõus hakkas muidugi sellega ka pihta, et esiteks see pere heitmine oli ära. Seal oli see rahunes maha. Need liikmed, kes jäid, need jäid. Need liikmed, kes ei jäänud, need läksid minema ja tulid uued inimesed. Et väga palju, vaadata seda Jaana, kes iganes oli Masterchefi siis osaleja, kes selle toidu küsimusega samamoodi välja tuli. See ju tõmbas väga hea reklaami, nad tegid linnas pea nädal aega, ilusad kampaaniat, inimesed tulid kaasa, nad said 100 000 häält, see on päris suur hulk inimesi. No olgu, aga siis ütlemegi, et nende põhivõit oli see, et nad nagu selleks kohalike valimistel nad näitasid ära, eks ole, üle Eestiliselt nad said 21% häältest, mis oli väga tugev tulemus, eks ole, Tallinnas jäid nad liidrile, üle 40% häältest, ja Mihhail Kõlvart sai isiklikult väga palju, eks ole, hääli, ja tõstis nagu erakonna mainet, ja see välimised näitasid ära, et nad tõusid nagu tuhast, ja muidugi, et see nad suutsid kogu aeg seda maksupoliitikat kriitikat teha Reformierakonnale ja see vabastas, nii et mina ikkagi arvan, et osa nagu Reformierakonna valijatest liikus Keskerakonna poole. Ja kuigi te arvate, et see ei ole nii, ma siiski arvan, et see võib olla nii. No Keskerakond tegi tegelikult väga hea kampaania ka ja nad suutsid tegelikult väga hästi kõnetada just, valija tuli välja neil. No ja peale selle nad peksid, eks ole, seda maksutõususid, automaksu on muidugi väga lihtne peksta, sellepärast, et see on puudutab kõiki inimesi. Käibemaksu on väga lihtne peksta, sellepärast, et see puudutab kõiki inimesi, eks ole, ja kogu see rahulolematus, et nad suutsid seda endale saada. Ja nüüd rääkides Mihhail Kõlvartist, et siis, Mihhail Kõlvart on näidanud ennast nagu korraliku juhina, isiklikult ta on populaarne, ta on moodustanud, tal on ilus, tark, rikas abikaasa, eks ole, ja peale selle siis on tegus mees, eks ole, et ma arvan seda, et heas mõttes Savisaare nagu fenomeni teeb meil nüüd Mihhail Kõlvart, aga teise nagu nurga alt, eks ole. Et ta oli ka seal kontoris kohal, kui Savisaar oli, et ta on ilmselt väga palju seda õppinud Kõlvalt. No tema karisma ja fookus ajasid nagu, aidanud neid valijaid tagasi võita ja siis nagu vaikselt niimoodi tõusid. Aga räägime siis veel kord, millega siis nagu see Reformierakond ennast siis nagu keeras nässu, maksutõusud ja poliitika ebakindlus,
saad aru, nad kehtestasid neid maksusid, automaks hakkas kehtima jaanuarist, käibemaks hakkas kehtima, suurem käibemaks hakkas kehtima juulist, eks ole, tulumaks 22%. Ja kõik tõstsid seda elukallidust, aga need otsused olid varem tehtud, aga inimestel need jõudsid kohale, füüsiliselt jõudsid kohale selle aasta jooksul 2025, kõik need õudsed maksud nagu jõudsid nendele kohale. Ja mis siis veel nendega oli? No ka peaminister ise ütles, et elu läheb inimestel paremaks peale seda, kui need maksud on tõusnud, et need on olulised. Et kas need olid olulised? Nüüd on ju selgunud see, et see ülelaekumine oli ja nüüd ei oska enam rahaga midagi peale hakata. No vot, aga siis nad hakkasid veel kõikuma, osasid maksutõususid nad lükkasid edasi või tühistasid seda aru. Ja selles suhtes, et siis hakkas aasta algust hakkas kukkuma 15% peale nagu nendel see Reformierakonna toetus. No ja siis mis siis juhtus? Lihtsalt suvel nad mõtlesid, nad päästavad selle asja ja nad korraldasid nagu mingisugused täielikud tsirkuse Tallinnas. Ja selles suhtes, et ta lahkus sealt Tallinna koalitsioonist, aga enne ta proovis seal mingisugused igast imetrikke teha, tuua, ma ei tea, Sõõrumaad. Marko, kas sa mäletad, mitu korda Pärtel-Peeter ametisse astus? Ma seda ei mäleta. Minu arust oli see 3 korda, aga ma eile ikkagi vaatasin selle üle ja see oli ikkagi vist 2 korda, et korra kutsus Jevgeni Ossinovski nad tagasi. Ja siis ta oli kõhk, ta vist korra oli. Ja korra ei olnud, et ta oli opositsioonis ja koalitsioonis korraga. No ma ei oska öelda, põhimõtteliselt ja kõik see kahjustas seda erakonna mainet, põhimõtteliselt nad olid kogu aasta 2025 on olnud Reformierakond täielik käpard. Ta on olnud käpard, selles suhtes, et ta on nagu rääkinud, siis ta on tõmmelnud ja see tõmblemine, see on tõesti nagu selline agoonia. Lõpetades sellega, et saate aru, ma jagasin peaministri mingisugust trammi teemalist postitust ja pärast seda ta blokkis mind Facebookis ära. Kuule, see ei ole normaalne. Tead, mina ei ole Facebookis vist kedagi blokkinud. Võib-olla mõned need, mis pakuvad mingisuguseid ma ei tea, investeerimisteenused, aga tõesti, aga mitte, ma ei ole mingisuguseid poliitikuid ära blokkinud. Ja siis veel korra, mida nad korraldasid? Tulumaksumäärad nad tõstsid 20-lt 22-le. Palun, palju väga, eks ole. Siis nad kaotasid regulaarsete dividendide soodusmäära. Pankade avansilist tulumaksu tõstsid 14-18-le. Ja siis peale selle, see tõus puudutas kõiki, paljusid palgad, dividendid, ettevõtted ja see suurendas maksukoormust ja tekitas rahulolematust kõikide hulgas, põhimõtteliselt alates töölistest ja lõpetades omanikega. Ja kui sa kõiki vihaseks saad, loomulikult sul kukub selle toetus. Täpselt, et seal meil oli siin torm paar päeva tagasi ja peaminister siis tegi krüptilise avalduse, kuidas ta siis kohvi joomist häiris, aga mõtle päriselt inimesed istuvad kodus ja tema oli tunni aja pärast Stenbocki majas ja ma arvan, et talle tehti soe kohvi uuesti ära, et kui ta siin teeb postitusi, kus ta märgib ära, et aastas 200 liitrit kohvi joob, siis ma ei tea, et ma ei oska öelda. Loodame, et tal ikkagi kodus ka juura kohvimasin on, et selles suhtes sellest. Või joogid autosse. Ja ei tea. Aga ütleme siis tules järgmine, mootorsõiduki maks. See automaks kehtestati, eks ole. Sellest räägiti küll algus, aga see jõudis kohale aasta algusest. Ja see ju puudutab kõiki, kõiki puudutab. Ja nüüd lõpus rabelemine. Nendele teeme erisust, nendele anname tagasi. See lihtsalt on nagu, ütleme, naeruväärne ja samaaegselt ka selline nagu lapsik ja nagu alandav, see on põhimõtteliselt alandav käitumine ja ja väga ebapopulaarne, eks ole. Kõigepealt korjad ära ja siis annad omast arust annad tagasi. Mängist ta said aru, et see oli nii jõudne jama. Nad said aru, et see oli nii ukke viga, mis nad tegid, et üritasid seda nagu siluda. Aga loomulikult autoomanikud peavad seda karistuseks ja see läheb kokku mingisugused, et Reformierakond suutis ennast nagu kokku viia sotsiaaldemokraatide selle, ütleme, ja käime jala ideoloogiaga seda aru. Ja nüüd on põhimõtteliselt jälle mingi vasakpoolne jama on sinna Reformierakonna nagu sellesse kapsaaeda laetud. Ja muud tõusud, eks ole, käibemaks majutusel tõsteti 9-13, ajakirjandusel 5-9, eks ole, aksiise tõsteti, ja kõik, inimesed kohe näevad seda, need on kohe aru saada, Et kui midagi positiivset siit aastast veel otsida, siis jumal tänatud, et see aasta läbi saab. Seda tõesti, ja käibemaksu standardmäär 22-24, eks ole. Siis see pidi olema nagu mingi julgeolekumaks ja siis ta nagu ei ole julgeolekumaks ja kõike plaaniti, öeldi, et on julgeolekuga, siis järsku jälle nagu langes see sammune ja jälle hakati midagi edasi lükkama. Ja see maksuküüru, nüüd nad ainuke asi, mis nad siit suutsid teha, nad pidid selle maksuküüru kaotama, nii-öelda maksuküüru kaotama juba sellest aastast, aga siis see ei mänginud välja. Siis see on nüüd viimane asi, nüüd see on nagu ütleme nagu
kuna nad teavad, et neid tagasi ei valita, nad suva, nüüd nad teevad selle nüüd järgmisel aastal ära, aga no ütleme, see on tõesti selline väga populistlik, ütleme, kui keegi on nagu selle aasta kõige populistlikum erakond, siis see on Reformierakond oma selle sammuse maksuküüru langetamise jutuga. Sest ma tõesti inimesed, kes nagu täiesti mõistlikud räägid, ma lugesin kalkulaatorist 100 euri saan see aasta juurde, eks ole. Aga ta on ära unustatud, 100 euri ta maksis nagu auto eest ära. Ei, oleneb, kui suur auto tal oli nüüd. No võt, ja võib-olla tõesti rohkem maksis. Et kui tal oli ikkagi natukene vanem auto ja natukene massilt suurem, siis, ei tea. siis jah, et see 100 eurot lõpuks, see on käega võtan. No ma ei tea, aga mis siis kokkuvõttes on maksutõusud, eriti see käibemaksutõus ja automaks nagu olnud peamine põhjus valijate rahulolematuseks. Ja kuna need tõstsid elukallidust ja tundusid ebavajalikud ja halvasti planeeritud, ja edasilükkamise tühistamised lisasid sealt segadust, et mida siis opositsioon edukalt ära kasutas, nende Reformierakonna toetuse langus olnud järguline, kiirenedes just nüüd iga otsus nagu viisid nagu edasi, kaevasid auku edasi. Aga mis siis nagu Isamaaga, et Isamaa siis oli aasta alguses 27% peal ja nüüd siis aasta lõpus on 28% peal. Tegelikult Isamaa on stabiilne nagu oma sellest toetuses. Ütleme, et 15 kuud on aega ja ma arvan, et no loodame, et see stabiilsus jätkub. Stabiilsus jätkub, jah. No ja siis Isamaa sai kohalikel valimistel võidu, üle-eestiliselt sai peaaegu 19% häältest. Võrreldes eelmise korraga see oli ikka rohkem kui kahekordne kasv, eks ole, kohalike valimistel. Volikogudest sai ülekaalikult enim mandaate ja võimule pääseti nagu rohkem kui kolmandikes oma valitsustes, mis on nagu väga hea nagu tegija. Et see tegi Isamaa nagu kohaliku võimu nagu mõjukaim partei. Ja muidugi jälle, see Eesti vajab muutust, tõesti vajab muutust, sellist jama nagu oli vaja muuta. Ja Urmas Reinsalu tegelikult on hästi seda juhtinud, sõltumata sellest, et osadele inimestele ei ole võib-olla nii sümpaatne, aga vahet ei ole, et sellest meie oleme rahul. Meie oleme rahul tõesti ja mul on tunne tõesti, et see muutus on juba alanud. Ja ma arvan, et me jõuame veel. Aga üks huvitav asi on, et nagu EKRE toetus on stabiilne, aga langustrendis. Et ta aasta algus oli 16, nüüd ta on mingi 15, aga me juba näeme, kust on ära läinud. Tallinnast ta kukkus välja. Ja võib vabalt juhtuda, et see järgmisteks valimisteks võib see nii-öelda allapoole trend nagu jätkuda, aga see ei ole nii suur kukkumine nagu Reformierakonna. Ei, EKRE-l on oma tuumikvali ja see tuleb aga välja. Aga nad kukkusid, ütleme võrreldes 2021 valimistega on nendel nagu, kui seekord nad said 8% häältest, siis nad said 13% häältest, Et seal on ka ikkagi see, et see valija lõpuks tahab midagi saada vastu, et ta ootab. Aga ühesõnaga, kui homme oleksid valimised, Isamaa saaks 32 kohta, Keskerakond 22, EKRE 15, Sotsid 15 ja Reform ikkagi 11 kohta ja parempoolsed 6. See oli siis Ühiskonnauuringute Instituudi ja Norstati uuringu alusel, arvutused tegi Martin Mölder ja see oli siis 14 detsember andmetel. Ja üks naljarubriikas ja vahele ja Margus Tsahkna peab uue erakonna tegema jälle. No võib-olla tõesti ja loodame, et tal siis õnnestub see mõnes muus riigis teha. Aga sellega siis on meie põhimõtteliselt minu teema läbi käidud. Ja. Ongi, selleks aastaks me tõmbame joone alla ja me kohtume oma kuulajatega nädal aja pärast, aga me räägime, mis järgmine aasta saab. Mul on mõningad plaanid paigas. Et meil on plaanis siis järgmisel 3 või 4 kuul käia siis kuni ülestõusmispühadeni käime läbi lisaks nendele päevakajalistele, iga nädal toimuva päevakajalistele aruteludele käime läbi neid samu Martin Mölderi küsimusi, mis olid Postimees hääleandjas, aga iga saate me nagu pühendume pool saadet nagu ühele nendest küsimustest. Need olid, mis mõõtsid seda vasakpoolsust ja parempoolsust ja mõõtsid konservatiivsust ja liberaalsust. Ja just me hakkame seda vaatama konservatiivse kristlase, teoloogide ja professionaalide vaatenurgast. Ehk siis iga nädal võtame ühe nendest teemadest läbi ja jaanuaris näiteks on meil tulemas siin homoadoptsioon, progressiivne tulumaks, abielu mehe ja naise vahel ja ettevõtete tulumaksu tõstmise vajalikkus. Ja jaanuaris lubas meile tulla ka ühte nendest saadetest külla värske Riigikogu saadik Liada Nilsson Järg. Veebruaris lähme edasi, tulevad transsooliste õiguste teemad, siis tuleb meil pensioni küsimus, siis tuleb meil riigiabi sobilikkus, siis tuleb meil sisserände küsimus ja siis tuleb erastamise küsimused, eks ole, ja siis lubasid meile tulla
meie ettevõtja Argo Luude, kes on endine EKRE liige, praegune Isamaa liige ja alles just edukalt maha müünud oma prügiettevõtte. Ja siis lubas meile tulla ka külaliseks üks abiturient. Ehk siis minu enda poeg, kes on Vanalinna hariduskolleegiumi abiturient, lubas tulla rääkima sellest immigrantide teemal meie saatesse külaliseks. See on muu lemmikteema. No võt. Et ma lähen täitsa ikka põlema vahepeal. No siis te saate kahekesti põlema minna veebruaris siin kahekesti. Nii ja märtsis me läheme edasi, räägime sündimise tõstmisest, eks ole, siis räägime sellest pensionitest märtsis, sõnavabadusest räägime märtsis, alampalgast. No ja siis aprillis siis meil on paar teemat veel jäänud, mis me siis nagu ka käsitleme aprillis. Nii et kes teab, selline saab siis olema meie uus aasta. On tulemas toimekas aasta. Ja ma arvan, et siit on nii mõnigi teema tegelikult, mis on põnev. Need kõik teemad on tegelikult põnevad, aga ma arvan, et kuulaja saab endale siit tõesti sellise, ütleme, meelelahutuse kätte. Ja me läheme sügavuti tõesti nende erinevate teemade peale. Siis saabki, sest meie eesmärk, selle saate nagu algse tegemise eesmärk oligi, et inimesed saaksid aru, et mis asi see üldse, kes on vasakpoolne poliitik, kes on parempoolne poliitik, kuidas ta suhtub ühte ja teise asja, kuidas sinna suhtuda sinna nagu kristlikust vaatenurgast ja sama lugu siis, kes on liberaalne, kes on konservatiivne, jälle kuidas sinna suhtuda kristlikust vaatenurgast. Aga head uut aastat! Jah, head uut aastat, sellega meie saateaeg läbi. Teiega olid stuudios Marko Müürisepp ja Hans-Kris Loime. Head vana aasta lõppu kõigile!